No nii, taaskord oleme siis selle katsumuse ees, et peame siit veelombist läbi kõndima selleks, et saada siis liikuma. Kuna siin veeuputuste ajal pole väga saanud kuskil käia ja söök on hakanud otsa saama, siis plaan on minna ja vaadata, kas mõni road close on lahti tehtud, et saaks kuskilt poest süüa tuua. Ja jah, suht ütleme nii, et põnus on siit läbi nende veelompude kõndida, sest vesi on ikkagi jätkuvalt sitaks külm. Ja siis ma leidsin siuksed huvitavad kuradi pastlad maja poolt. Ja mööda põhja jalutada. Aga noh, ega jalgadel sellepärast soojem pole. Vesi on ikka suht külm. Ja seal, kus Martin enda selle parvega möllab, seal on see jõe vool ka suht tugev, nii et iga kord, kui sinna taha lõppu jõuad, siis tunned, kuidas isegi tahab sind voolugi kaasa viia. Olukord üleujutustega on hetkel selline, et põhimõtteliselt enamus teed on ikkagi veel kinni. Näiteks Pillikast Nadabrisse praegu ei saanudki, kuna road close on ja vesi on tee peal. Aga nüüd tulime teist kaudu siis Viivasse. Et oli küll vett tee peal, aga mitte midagi nii hullu, et saime isegi selle CRV-ga läbi sõidetud. Ja siin Viivas mingisugune toidupood tundus isegi täitsa asjalik. Saime enamus asjad kätte, mis me tahtsime. Kuigi noh, nii suur valik ei ole, nii nagu näiteks Nadabris seal Woolworthsis või Colesis või kuskil. Aga noh, vähemalt saime ikkagi poodi ja saime süüa osta, et meil hakkasid juba kõik asjad otsa saama. Ja tõenäoliselt nüüd läheme koju tagasi. Ja noh, ehk siis saab õhtul vaadata, kui me väga tahame, mis tegelikult saab isegi Borbatti minna, et see, mis nüüd siia poole tulles jääb, see on nagu ligipääsetav ilusti. Aga see, mis siis Pilligas on, et seda ei ole veel vaadanud, et kas sinna pääseb või ei pääse. Enam ei taha rääkida. Martin, räägi, mis sa teed siin? Saa öelda sulle. Saa öelda. Muidu hakkavad kõik Austraaliast nii tegema. Meil on mure järgmine. Kõik need suured aknad käivad lahti. Põhimõtteliselt nagu uksed. Ja kuna siin on üleujutused, siis nüüd mingid sitikad ja putukad ronivad siit akende vahelt tuppa. Ja kuna me magame madratsite peal, siis ei ole eriti mugav, kui keegi sul öösel külje all jalutab. Seega Martin käis võttis autost teipi ja teibime kõik need akende vahed kinni. Fun fact, teip pealt autos. Kus oli? Teip oli siin tooli peal ja ma käisin niisama seal autos. Tegelikult ma mäletan, et ma tegin sealt enda autost võtsin, siis ma panin siia ja siis vähemalt sa said parve ära viia. Ma kõndisin niisama. Ja. No nii, mõtlesin, et võib-olla oleks aeg teile näidata vähe seda elamist ka, kus me siis oleme. Et teeme mingi kiire house touri teile. Näitame seda uhket kuninglikku maja. Et vähe sassis on, aga pole vast nii hull, et kindlasti inimesed on ka hullemaid näinud. No seda väliterrassi te olete ilmselt teistest videotest juba näinud. Jätkuvalt veel mingisugune üleujutuste jääk siin on. Vesi on kõvasti langenud võrreldes sellega, mis ta enne oli, aga noh, pisut on ikkagi jäänud. Et jah, hästi palju kola on siin, aga noh, see on Austraalias tavaline, et neid asju tekib lihtsalt ja kuskil hoida pole, et siis ongi betoonist siuke terrass katusalune. Saame siin mingit staffi hoida. Ja suures pildis ega see maja ees midagi rohkemat väga ei olegi. Et siin on see tünn, kus me lõket teeme, hetkel vee all. Ei pääse sinna väga kuiva jalaga, pluss ega ka edaspidi väga ei pääse, sellepärast et see maapind on savi ja tänu sellele veele on täiesti pehmeks muutunud. Maja kõrval on mingid veetünnid, isegi täpselt ei tea, mis kus, kuidas. Siin on meie toa aken. Siis kõigepealt uksest sisse minnes on siin siuke eeskoda. Samamoodi jälle mingid staffe, mingid jama täis. Hea võimalus mingid asja hoida. Et siin terve unik jalanõusid ja mingit muud kola ja kui siit uksest nüüd edasi minna, siis juba olemegi nii-öelda elutoas, mida mina ei tea, otseselt võib-olla elutoana ei kasuta. Küll saame siin diivanite peal tiksuda, vedeleda niisama olla, hommikuti joome siin väikse loodega kohvi. Et minul ongi selles suhtes hommik alles käsil.
vaatasin siin arvutist ohtlikku lendu, vana hea Eesti klassika. Jõin ühe kohvi. Ja nüüd mõtlen, et võib-olla söön natuke, võib-olla mitte. Mul hommikuti väga palju isu pole, aga noh, eks tulevikus peab hakkama seda söömist ka parandama siin. Siin on siis kööginurk, 2 külmkappi, sellepärast, et meil on majas hetkel siis 5. Üks inimene tuli meile juurde teise tuppa. Ja siis tuleb see toidukraam kuidagi ära mahutada. Ja nii nagu ma mingis videos ütlesin ka, et see majas on suhteliselt jahe, siis me oleme kasutanud neid elektriradikaid siin. Et siis majapidamist soojana hoida, et seal on veel üks soojapuhur ka, et kui need 2 asja siin koos huugavad, siis tegelikult on siin päris mõnus ja soe. Aga siit edasi minnes on meil koridor. Koridorist esimene uks on siis pesuruum, kraanikauss, pesumasin. Siit ühtlasi saab ka teisele poole maja. Siin täpselt samamoodi mingi siuke väike eeskoda, mida me ei kasuta üldse. Ja teisel pool maja siis täpselt samasugune terrass nagu eespool. Et siin me oleme enda pesu kuivatanud. Minu mingi särk ripub seal ja tagapool on siis jõgi. Et siit poolt on ka vesi suures pildis juba ära kadunud, aga noh, mitte päris. Et jah, läheb veel veits aega, enne kui see on päris heaks jälle asi muutub. Aga, mis järgmiseks? Järgmiseks on siis WC. Midagi väga uhket pole, aga selles suhtes tingimused on täitsa normaalsed. Meie asjad siin. Ja jah, ega siit poolt väga rohkem midagi need pole. Et siin on see teine tuba, kus meil siis tuli üks uus kutt. Tema on siin farmis juba olnud päris pikalt, rohkem kui keegi teine. Nagu siis meie rahvast, kes siin majas elab, et tema on kõige kauem siin olnud. Aga kuna nende juures on see üleujutus nii palju kurja teinud, siis nemad enda majas vist olla ei saanud ja siis toodi ta meie juurde elama. Ja see suur segamini tuba on siin meie oma. 1 voodi, 2 voodi, 3 voodi. Hästi palju kola, kõik asjad on laiali. Siuke väike kodukina lahendus, et õhtut elame siin sinna seina peale kuvanud siis pildi ja vahtinud filme ja asju ja ega see muud pole, siuke väike maja meil on. Noh, 4 üle ok. Hetkel tundub, et 5 siin ka on okei. Iseasi, kuidas kellelegi meeldib, et mind isiklikult väga ei häiri, et isegi oleks meid siin 6 või 7, saaks täpselt samamoodi hakkama, aga loomulikult, mida vähem meid on, seda parem. Et ega jah, noh, maja koha pealt rohkem nagu ei oskagi midagi näidata. Räägime siis natuke meie autodest ka lähemalt. Et enda Subarust ma vist väga palju rohkem rääkima ei pea. Ühe video lõpus ma siin juba ütlesin ära ka, et minu auto on katki. Ja täpselt vigasi ei teagi. Tõenäoliselt siis hammasripp käis üle mingi 4 hammast. Suure tõenäosusega on klapid peas. Vedeleb siin selja taga. Tegelikult on Marketplace'is müügis ja on ka huvilisi, et enda sellises olukorras maha nagu ta on. Kahjuks selle autoga läks nii. Et suures pildis mõidud oli suhteliselt okei. Sõit oli tega üsna mugav, pean tunnistama. Jah, need stanged ja alt plastikud ma arvasin ise mustaks. Sest et algul need olid lihtsalt tavalised hallid, aga üpris ära pleekinud ja nägid väga koledad välja. Katuseraamid olid peal juba varasemalt. Kapott oli must, ma ei tea, miks ta must oli. Ja mingid kergemad iluvead siin on, et mõlk siin ja väike mõlk seal, aga noh, Austraalias ikkagi kered on üpris head autodel. Ja jah, kahjuks selle autoga siis nii. Nüüd ma lähen siit sumpan läbi selle vee jälle, lemmiktegevus ja vaatame siis Martini autoga üle. Varbad on jälle normaalselt mustad. Peale sealt kuradi ma sopasest läbi kõndimist. Samas on meil muideks üle musta maja ka. Just kuulsin, et on jälle kuskil Sydneys, nii et koerte toitmine jääb meie teha. See siin on Elari auto, sellest me pikemat juttu ei tee. See on Martini auto ja sellest me hakkamegi kohe rääkima. Tere tulemast 5. episoodi, kus me räägime Maitu Peldikust. Maitu Peldikust. Kaua oodatud Martini Peldik. Kaua oodatud review video. Tähelepanelikumad juba ilmselt märkast, et Queenslandi numbrimärgid on küljes.
tõime ta Gold Coastist, Brisbane'i külje alt siis. Ja mina ei tea, avalikustud summa ka ma ei tea, 5700 või 800, mingi 3200 eurot. 3200 euri, $5800. Aga no selle raha eest on ikkagi tegelikult suht asjalik auto olnud. Katusetelk oli kohe kaasas, markiis külje peal oli kohe kaasas, pluss veel mingit köögivarustust. Muidugi külmkappi Martin ostis ise juurde. Seda te olete juba näinud? Seda nad on juba näinud. See oli jah, eelmise episoodi algul, kui me seda külmkappi lahti pakkisime. Aga 2005 aasta Honda, 2.4 bensiin. Ma ei tea, kas ta oli mingi... K24A1. Palju? K24A1. Hästi täpne info. Mingi 118 kilovatti umbes. Vist küll, jah. Ja pidev nelik. Niivõrd kuivõrd vist, jah. Ma ei tea, esimene generatsioonist oli parema läbivusega olnud. See vist on teine põlvkond. Automaatkast, aga 4. või 5. ei tea. 4. Ja Martini andmetel... Ülivinge overdrive'i nupuga, millest me siiamaani aru saanud, mida see teeb. Ja. Kes teab, andke meile teada. Me ei tea, mida see nupp teeb. Laseb pöörded mingi 500 ülesse, aga rohkem ei tundu, et midagi muutuks. Martini andmetel on tegu siis mingi 2005 aastal enim müüdud linnamaasturiga vist. Austraalias. Ja see veel on mingisugune sportmudel, sest tavalisel vist ei pidanud olema neid kandilisi uudutulesid siin all. Nendel, see vist on facelift ja faceliftidel on ümarad, aga spordil on mingi kandilised ja siis on mingi siuke asi. Faceliftil vist on natuke uuem spidomeeter kui sul. See on vist pre-facelift. See on pre-facelift vist. Aga kõik teised, kes on müünud, kõikidel on mingid ümarad udutuled. Mingi paketi erinevus, ma arvan. Nii nagu Audidel on S-Line ja asjad. Sõjaarmid. Ja siin on väike damage, aga see on juba eelneva omaniku poolt. Et ma vist teise video kuskil keskel rääkisin ka, kui me seda autot ostmas käisime, et mingisugune Kolumbia neiu müüs seda. Siin oli igast koala kleepsud ja asjad peale, aga Martin siin mingi osa maha kakkunud. Känguru jätsin. Aga katuseluugi peale mingid kõrdi. Katuseluugi peal oli ka, jah. Iseenesest telk on nagu vinge. Kingsi toode. Ruumi tundub palju. Korralik pahtel. Näha on, et on täiesti erinevat värvi. Sõjaarme iluvigu on. Tehniliselt on muidu hea. Esiklaas oli siin natuke lahti. Martin liimis kinni, et vesi tuppa ei tuleks. Kui ostmas käisime, siis klaasipesu ei lasnud ja kui klaas sitaseks sai ja klaasipesu lasime, siis tilkus kõik marilisile pähe põhimõtteliselt terve esiklaasi lahti. On siuke asi, mida sa ei oska nagu vaadata ka, kui sa autot ostma lähed. Ma ei ole käinud nagu kunagi niimoodi, et pöidlaga lükkad, et kas klaas on lahti või ei ole. Ja siis ülevalt ei natuke roosti, siis kui ma hakkasin liimima ja värki tegema, siis tuli välja, et tegelikult siin on mingid augud sees. Ma panin klaasi liimiga kinni ja värvisin krundiga. Tänaseks päevaks on vähe lisandunud siia ka, et Elari käest sai siia normaalne katuseraam peale. Martin ise natuke moodustada ümber. Painutas need toruotsad ära. See oli muidu sirge, aga siis see ei läinud peale niimoodi, et ma pidin siit need tugitalad ära lõikama ja üles murdma need otsad. Suur leedpar sai ka, aga kuna tegemist on mingi odava asjaga, siis tegelikult on parem, kui ta on üles suunatud, sest et armatuur on täiesti... Pigem valgustab hästi laiali, aga ta kaugele ei näita, et kohati isegi oli mõnusam sõita ilma leedparita. Et ma kasutasin seda katuseraami ise ka. Me käisime Subaruga Sydneys, siis kui ta veel sõitis. Ja siis me panimegi selle eesmärgiga selle katuseraami peale, et saaks seda leedpari kasutada. Mingit tolkudest oli, sest tegelikult olgem ausad, Subarul polnud üldse kaugtulest. Aga jah, tegelikult tulevikus Martin ilmselt võib-olla paneb siia midagi vingemat või siis... Tahaks seda Kingsi üheribalist ja siia taha poole, et ta ei paistaks klaasi või siia nagu armatuuri peale. Ja võib-olla müüd selle auto hoopis ära ja ostad järgmise. Kunagi kindlasti. Tahaks Land Cruiseritest. Tegelikult see, et see klaas lahti oli, sellest sai veits aru, aga see vuhises räigelt ja ma seal vasakul pool on see markiis ja ma mõtlesin, see markiis lõikab õhku nii palju, et ta lihtsalt teeb seda tuulemüra. Aga tegelikult see klaasi nurk ei nii palju lahti sealt hoopis. Ma ei osanud selle peale kohe mõelda ka algul. Ja ei tea, näitama tuppa ka. Keegi ilusti istmekatted peale pand. Ma ei tea, kas tal muidu on ka vist nahktuba või? Jah, tagant on näha. Nahka pinki, käetoed, hea mugav istuda.
kliima on olemas, külma puhub. Martin vist siia mingi Bluetooth maki ka. Ja siis see originaalmakk oli lukus. Jah, mingi koodi all oli. Ja siis 7 kipsi ees sai Pioneeri Bluetooth maki lihtsalt sealt super. Väga aus stiil. Tagant poolt. Jah, nahkatuba. Natuke must ja räpane praegu, aga pole hullu. Sest et auto on ikkagi sihtotstarbelises kasutuses. Eelmisel omanikul on Cobra olnud. No üks hea asi, et tal käib uksena see tagaosa lahti. Ma ei tea, mulle isiklikult meeldib rohkem kui tagaluugine. Pluss see klaas käib ka veel eraldi tegelikult. BMW meestele tuttav teema. Siis lööd kinni puruks. Jah, touring kerede pealt. Varu ratas. Isegi ratas oli olemas ja täitsa terve. Mingi aeg kakkusime ta välja. Meil on mingid teema nende lukkudega. Igal asjal on lukud. Igal asjal on lukud kaitki. Tegelikult sellele telgile on olemas ka korralik eeskoda. Tahtsime selle ka külge panna, et videos näidata, aga lukk on katki, nii et... Lukk ei ole katki, lukk on puudu. Lukk on puudu, nii et seda te täna ei näe. Aga tagantpoolt telki sisenemine on tagant otsast. Seda redelit peab natuke liigutama, kui sa seda ust tahad lat saada, aga... Ja sellega on lihtne. Tegelikult hoiad ühe käib üleval ja käib su uks siit alt läbi. Siiamaani seganud otseselt ei ole. Ja pagassis kõik elu. Tööriistad, pliidid, painid, potid. Siin on see uhke külmkapp, mida te juba näinud olete. Võib-olla see raam tuleb siin kunagi natukene ümber ehitada. Ja ma tahaks selle raami niimoodi teha, et see tasapind oleks siin ja klaasidel oleks mingid asjad ees, et siia saaks üles asjad panna. Aga sa külmiku jätad see alla või? Ja külmiku jätaks niimoodi alla, et see uks tuleks lahti, siis praegu see uks vaata täpselt. Toimib väga hästi. Ja siis saab siia alla ka normaalselt asju panna. Praegu on see vahe nii väike, et siia põhimõtteliselt saaks ilusamini pakkida asjad ära. Sest tegelikult siin on mingid sahtlid olemas, mida võiks stackida nagu üksteise peale, aga praegu need ei mahu üksteise peale. Niisugused pisi asjad, et saaks nagu võimalikult hästi ära organiseerida kõik selle kola siin. Aga poes on hea käia, et paned kõik need toidukotid siia. Seda muidugi. Viimane kord käisimegi Viivas. Võtsime mingi 8 kotid, et süüa. Mahtus ole küll. Raha läks jälle palju, nagu ikka. Mingi normaalne sepp on ehitanud seda, mingid kuradi kruvid on väljas ja kõik on siuke kuradi. Kiiruga tehtud mingi. Vaadates seda, kes selle auto eelmine omanik oli, siis no ma ei tea ka. Jah. Ma ei usu, et see Columbia neiu seda kuradi ise ehitas, aga... Ostis ka võib-olla siuksena. Jah, siuke normaalne markiis ka siin. Minu pikkune. Vähem madal, aga tegelikult me oleme seda juba kasutanud siin Pilligas esimene öö, kui me saabusime. Tegelikult on see, et kui ei saja, siis saab seda nagu... Saate kõrgeks ka tõsta, siis on ruumi rohkem siin all. Nii on juba täitsa ehe. Tuul minema ei vii, see on normaalne, paned sinna laua ja toolid. Need nöörid on ka olemas, et saab nööriga kinni panna. Pole üldse probleemi. Teed küljeukse lahti, paad tüümi lõhkuma. Tooliga siin seed. Cooking. Päike ei paista silma. Näita mootorit ka. Näita mootorit ka. Või tahad sa telki ka näidata, ei taha? Näita. Koera piilun sisse. Kui paljust näha on? Ruumi on kõvasti. Telk on mingi sitaks suur, mingi 1,50 lai ja mingi, ma ei teagi, 2,30. Siin käivad need aknad teiselt poolt ka veel lahti. 2,30 või 2,40. Siit käib see uks kinni ja mina ise siin telgis maganud pole. Martin on. Ütles, et pidi päris hea olema. Näeb hea välja ka, olgem vastu. Kusjuures kui Pärt jäi autos sitaks külm, siis meie kütsime Moriliisiga selle telgi ise jumala soojaks. Ja see oli see esimene öö, kui me peatusime seal Moriis selles trailer parkis ja mina külmetasin mingi õues 2 kraadi sooja ja nemad ütlesid, et neil telgis jumala sooja magada. Photoshopi see juhtmestik välja. Selle plurri me ära keegi ei näe. Plurri ära keegi ei näe seda. iVTEC 24 toh. Jah. See K2000 Honda mootor peaaegu. Plokk on sama. K24. Jah. Rolleri akuga ja. Rolleri aku, ma ei tea, miks see nii väike on.
juhtmed on siin praegu nii nagu nad on. Me vedasime selle LED-paari lihtsalt siit. Panime relee sinna külge kinni ja... Probleem oli lihtsalt selles, et see LED-paari juhtmestik tuleb välja vasakult, aga vasakult ei saa seda juhet vedada niimoodi, et saaks ära peidetud, sest ma liimisin selle liistu sinna klaasi külge kinni. Ja kuna mul oli paremalt poolt veel liimimata, siis sai selle juhtmesid parema liistu tagant vedada. No juhe tuleb siit ja läheb siit selle liistu alt ja siis jookseb siia. Muidu tahtsime jah teiselt poolt teha, aga kuna Martin liimis selle liistu kinni koos klaasiga, siis praegu ei saa. Siis pidime siit poolt vedama. Ja siis lihtsalt juhtmestik lõppes nii kaugel ära, sest aku on vasakul. Töötab vähemalt. Keegi siin kapotti jälle väga ise ei vaata. Müügipilte pigem ei teeks niimoodi. Müügipilte pigem ei teeks. Aga nagunii, kui see LED-paar vahetusse läheb, siis oleks normaalne juhtmestik vastu. Jah, ma arvan küll. Igasugused kaaned on mingitelt asjadelt puudu. Klaasipesu, ma ei teagi, kas seal peaks olema kaan, gaas ja radika, selle mingi ülevoolu potsikul on ka. Üldpilt on ikkagi suht ilus. Mina ka Subarut vaatamas käisin, tegime kapotialuse lahti, ma pole vist nii puhast kapotialust näinudki kuskil. No siin loomulikult on see ka, et siin kered väga ei roosteta. No võrreldes Eestiga. Ja noh, siin on näha, et mingeid suuri õlilekkeid asju ikkagi ei olnud, et suhteliselt viisakalt toidub pill. Ma ei tea isegi palju siin seda 300 läbisõite kella peal on sul. 10-15 näeme ka või? Praegu ei näe. Mingi 300 000 oli või? 310 või 311 saat oli. Noh, suht hea. Mul sõbarul oli mingi 350 000. Ja minu tal oli mootoribi ühe korra vahetud. Tõenäoliselt selle probleemi pärast, miks ka nüüd peaks teist korda mootorit vahetama. Subaru probleemid. Subarul on Subaru probleemid. Ei, muidu normaalne auto. Ilus. Metallik. Diisel ei ole. Vajaks võib-olla vähe suuremat treffi. Paput siia alla. Näeks ägedam välja. Selle Hiina 50 eurose 2-tollise liftkiti ostad siia, siis keerad selle vahele. Jah. Ja siis paned siia 18 tolli välja või? Mina ei tea. Mingi Oosireini või midagi varem. Väga palju kaupasse ei mahu. Kaupad on kõik. Noh. Siiamaani ei ole kinni jäänud, ei pea paremat ratast osta. Uputama otseselt ei lähe. Ja mina ei tea, siin käisime poes. Tee peal oli vett. No mingi astmelauani tuli. Ütleme nii, et ega kui üle juba astmelaua vesi on, siis väga keegi ei sõida ka, et siis juba pannakse raudklausid tee peal ära. Et jah, seal on Elari auto ka. Raud oli klaus. Sellest me täna ei räägi. See on Elari oma. See ei ole meie teema. Sõidab, töötab nii nagu peab. Oleme Martiniga juba oma jõududega seda ka remontinud. Aga jah, mina ei tea, on sul veel midagi näidata? Ei ole. Vist ei ole. Et mina ei tea, loodetavasti sai siis inimeste huvi rahuldatud. Nägite ära, millega me sõidame. Ja eks tulevikus tuleb neid huvitavaid pille veel, siis saame juba rohkem rääkida. Puut. Näevad jälle kokku pakitud ja näete sellisel kujul ka selle autole. Pargime ta sinna tagasi, kus me ta võtsime ja lähme koju tagasi. Mis seal muud ikka? Sõbrad, 1 kuni mitu. Olgu peale. Sibi poid Peero enne ära õige. Marilis filmis siis sügast nüüd, et ei... Noh. Jah.